Tervist, mina olen Illar Kohvina. Teeksin jällegi juttu tuntud roolijoodikust ja näitlejast, koomikust Peeter Ojast, kes jäi politseile vahele purjuspäi autoroolis olemise tõttu. Ja eelnevalt oli ta siis sõitnud liiklusmärgile pihta ja aiapirtetele ja mida iganes. Noh, ja nüüd, kuna ma tegin nädalavahetusel siin Facebookis mitmed postitused sel teemal, et hukka mõista seda Peeter Oja tegu, aga tuleb välja, et Peeter Oja on nii suisa rahvuskangelaseks kulutatud, et siis pole midagi, las ta aga tegi ühesõnaga ja midagi ei juhtunud ja kohus tegi õiglase otsuse. Mis õiglane otsus see on? Kui inimene ei anna omal arvust ja purjuspeaga istub rooli, kui ta oleks mõne inimese surnud sõitu, mis siis saaks saanud? Toon teise näite. 25-aastane noormees, kes teeb juba teist aastat teeb ÜKT-tunde selle eest, et ta oli samamoodi purjuspeaga autoroolis tabatud ja ma vaatasin, guugeldasin, et tema nimel ei ole nagu ühtegi kuskil lehes ei ole ilmunud, et ta roolijoodikuna on nagu vahele jäänud, aga ma tean, et ta jäi ja neid ÜKT-tunde ta teeb ja ma ei saa aru, kuidas siis üks inimene siis saab lihtsalt jääb 3 aastaks või 3 kuuks jääb juhilubadest ilma, aga ka teisele võetakse juhiload käest mitmeks aastaks, et kus on see õigus ja kus on see kord ühesõnaga. Ja nüüd see samune noormees peab siis nüüd, ma vaatasin, hakkas uuesti liiklusõpikuid uurima, et peab uuesti liikluseksamit tegema, aga sama peaks ka Peeter Oja tegema, kui ta sigadusega hakkama sai, et ta purjuspeaga rooli läks, et nüüd peaks tema ka liikluseksami uuesti tegema ja samuti peaks ÜKT-tunde tegema ja ka kasvõi ma ei tea 400 või 100 või 200 palju iganes, et see jääks talle meelde, aga ta lihtsalt, mis tal on. Reporteri videos küsiti, et mis järelduse ta teeb, ütleb, mis järelduse peaksid sellest tegema, mis järelduse? Tead, siuke ülbe ja juba ennast teist koju, et nagu poleks mitte midagi sellest olnud. Et sellel pole vist kohale jõudnudki, mis asjad hakkama sai, siin on lihtsalt nõukomments, nagu öeldakse, mina olen Illar Kohvina.